Alustan kohe ausa ülestunnistusega. Kui asi puudutab kiireid, ägedaid ja emotsioonide rohket sõitu pakkuvaid autosid, siis olen siiani täielikult sisepõlemismootorite usku. Aga kui keegi suudab teha tõelise elektrilise sportauto, siis on see Porsche. Ehk siis vaatame, kas see siin, ehk Porsche Taycan Turbo, suudab kuidagi minu uskumusi muuta. Nii, mis siis on need veendumused, mida see auto peaks kummutada suutma? Esiteks usun ma siiamaani, et elektrilised sportautod on pigem sellised üht trikki oskavad hobused. Ehk siis neil on palju jõudu ja tihti on nad kas siis launch controlli toel või niisamagi sirgjoonelises kiirenduses väga-väga võimekad ja ootamatud. Aga muus osas, kohe kui sa jõuad kusagile käänulisele teele, saad sa aru, kui paksud nad on. Nad on ilgelt rasked ja sa tunned, kuidas võimsus kukub, mida kiiremini sa sõidad ja see on alati väga äratuntav, mida rohkem sul kogu see elektriajam ja akusüsteem üle kuumeneb. Üldjoontes ei plaani ma selle auto puhul rääkida siin mingisugusest keskkonnasäästlikkusest või muust säärasest. Räägime kähku ära ka ühe nomenklatuurilise asja. Samamoodi nagu sellel autol ei leidu nimest hoolimata kusagil ühtegi turbot, ei ole ka see asi, mida ma gaasipedaalis kutsun, kuidagi viisi gaasipedaal. Ehk siis üritan kuidagi harjutada välja seda, et ma muudkui ütlen, et astun gaasipedaalile. See on pigem mine-pedaal või lenda, sest et praegu on mul kiirus 75 kilomeetrit tunnis ja ma vajutan pedaali põhja. Ja see oli lihtsalt sõidu pealt 0,6 G-d kiirendusjõudu. Seda iga autoga tunda ei saa. Ja see on jällegi seesama üks trikk, millest ma nii-öelda elektriautode puhul olengi rääkinud, et jah, selline minek on väga vinge, aga kuidas ta siis kurvides on? Kas seda massi on tunda või mitte? Kuigi minu autode testimise metoodika on seni olnud, et kõik võimalikud elektroonilised abilised ja lapsehoidjad välja lülitada, siis ma ütlen ausalt, et selle auto puhul ei ole ma seda siiani julgenud siin käänulise tee peal sõites teha, sest et senised katsetused on näidanud, et veojõukontroll 1 klõps maas tähendab juba seda, et ta hakkab saba viskama ja veojõukontroll 2 klõpsu maas ehk siis täiesti maas. See on ikkagi suhteliselt riskantne ettevõtmine juba, sest et see, kuidas jõud taha tuleb, on lihtsalt nii silmapilkne. Ja ma ei saa kasutamata jätta võimalust siin korra seda proovida. Võtame korra kõik asjad maha, me oleme hea platsi peal. Ma vaatan, kas õnnestub üks väike saba teha ja ma arvan, et see on ikka täiesti... Ja juba läks üle. Et see, kuidas jõud taha tuleb, on lihtsalt hetkega kõik. Ja siin tundub olevat hea võimalus proovida seda stardiabil. Enne seda räägin kähku ära numbrid, mis siin mängus on, mis seda kõike võimaldavad. Ehk siis tavaoludes 625 hobujõudu, aga stardiabiga ja kerge overboosti funktsiooniga kuni 680 hobujõudu. Ja väänet on 850 newtonmeetrit. See jõuab loomulikult kõiki 4 rattasse ja huvitaval kombel on sellel masinal esiteljel 1 ja tagateljel 2 käiguline. Siis ma ei tea, kas seda saab üldse kastiks nimetada. Lisaks veel ka see, et see sprint 100 peaks kestma 3,2 sekundit, aga Porsche teades on see tõenäoliselt kiirem. See 3,2 on halbades oludes, tõenäoliselt on see veelgi kiirem. Ehk siis proovime. Sport Plus on sees, jalg on kõvasti piduril, gaas on põhjas, launch control activated ja 100 ja kriminaalne. Seda me siin proovima ei hakka, aga
mõõtmised on näidanud, et see auto sprindib 200-ni vähem kui 10 sekundiga, kusagil 9,8 sekundiga. Ühesõnaga, ma teen kiire vahekokkuvõtte sellest, mis mulle selle auto juures väga meeldib. Ilmselgelt on see võimsus, see justkui isiklikult lennukikandjalt start, see tunne, mis selle stardiabi, selle paigalt stardiga tekib. Mulle meeldib see, et tal on ikkagi Porsche iseloom, ta on ikkagi puhtatõuline sportauto. Mulle meeldib see, et ta on vaikne. Mulle meeldib see, et ta on igapäevasõiduks mugav. Mulle meeldib see, et siin on väga palju ruumi ka tagaistmel. Mulle meeldib see, et siia mahub nii ette, kui taha palju asju, võrreldes siin nii mõnegi teise Porschega. Mulle väga meeldib see disain. Lõppkokkuvõttes me jõudsime selle hea käänulise tee peale ja ma kavatsen seda lihtsalt natuke nautida ja seda autot tunnetada. Ta kaalub siiski 2,3 tonni ehk siis seda on rohkem kui nii mõnelgi maasturil. Aga senimaani ei ole seda veel nii hullult tunda olnud. Ta ikkagi käitub nagu palju vilkam ja väledam auto. See on tore, et siuke moodne inseneriteadus suudab varjata sellist massi. Nüüd natuke sellest tunnetusest rääkides. Jah, tõsi, rooli tunnetus on veidike vaakumimaigune. Siia pole midagi teha. See on moodsate masinate valu. Aga pidur jällegi, mida mõned arvustajad on kritiseerinud, et pidurdamine on siuke pehme, et neil ei ole sellist naksamist, nagu võiks oodata sellise kaliibriga sportautot. Mulle just meeldib see, nad on sellised lineaarsed, sa astud pidurile vaikselt peale ja lihtsalt lähed ajapikku tugevamaks ja sa tunnetad seda, kuidas see pidur täpselt võtab. Minule pigem meeldib see, et pidur on alguses natukene pehme ja tal ei ole sellist jõulist kaela murduvat hammustust, mis väga paljudel sportlikel autodel, isegi mitte sportlikel. See tundub olevat standard mingil põhjusel juba ka siin täiesti suvalistel keskklassi autodel, et sa vajutad väikse varbaga pidurit ja see sunnib sind ettepoole lendama. Minu arvates on see väga tervitatav, et tal on pigem pehme tunnetusega piduripedaal. Nii, lähme tagasi kurvilisele. Proovime siin korra veel, mida ta teeb. No ei mingit läbivajumist. Jah, rooli tunnetus tõesti hästi kerge, aga siin tagasisidet on ikkagi täiesti piisavalt, et saada aru, mis esiratas tal toimub. Nüüd rehvi mõõdud täiesti massiivsed. Ees on tegu 265 laiusega, taga 305. Ehk siis see on ikkagi, need on korralikud teerullid, mis siin on. Ja seda, mis nende rehvide all toimub, seda tagasisidet on minu jaoks ikkagi täiesti piisavalt. Kätest saan ma kätte selle, mis esiratas tal toimub, hoolimata sellest, et see on niisugune kerge tunnetus ja tagumik tunneb ära, mis tagaratas tal toimub. Räägime nüüd natuke hinnast. Selle konkreetse auto hind on 176 000 eurot. Tõsi, selle eest saad sa kõrgema riiuli lisavarustusega Porsche ja sa tunned igate pidi ja see kumab igalt poolt läbi, et tegu on tõesti kõrgema klassi autoga. Aga minu jaoks on natukene ikkagi jätab soovida veel see, et läbisõit, hoolimata sellest, et VLTP järgi on sõiduulatus kusagil 450 kilomeetrit ja konservatiivsema EPA järgi kusagil 340, siis minu kogemus on, et kui sa kasutad seda autot sihtotstarbeliselt, vahepeal vajutad ka pedaalile ja tuletad endale meelde, et see on ikkagi Porsche, millega sa sõidad, siis tänase päeva jooksul on mul läbisõit jäänud sinna kusagil 220 kilomeetri juurde ja ta juba karjub laadimise järel. Nüüd, õnneks on selle auto sihtgrupp peamiselt ikkagi inimesed, kellel on eramaja kusagil linnaserval ja kes selle 220 kilomeetriga saavad rõõmsalt kõik oma igapäevasõidud tehtud, nautida seda autot igate pidi ja panna ta ööseks omal garaaži laadima. Sellistel inimestel on see kindlasti täiesti õigustatud ost.
Lõpetuseks aga tagasi video alguses esitatud küsimuse juurde. Kas Taycan Turbo suutis kummutada minu eelarvamused elektriautode ning elektriliste sportautode kohta? Pole kahtlust, et Taycan Turbo on puhast verd sportauto. Tal on vajalik dünaamika, aga iseloom ja hing jätavad paraku veel soovida. Selle raha eest paremat elektrilist sportautot ei leia. Küll aga leidub veel meeleolukamaid sisepõlemismootoriga sportautosid. Taycan Turbo on samm õiges suunas, aga pikk tee on veel minna.